tere, Marko. Läks mängu lõpp päris emotsionaalseks. Oled sinagi emotsionaalne mees. Poiste üle võid vist täna uhkust tunda. Teise poole esitus oli ikkagi võimas. Ei no, mis siin nagu selles suhtes, esimene poolega oli muidugi, et me nagu ikkagi esimene poolega andsime ikkagi psühholoogiliselt kuidagi nagu ära, et siin nagu ei saa millegi taha pugeda, et pigem oli see mäng nagu võib-olla veitsa kartlik ja ütleme, et siis ja selle peale ei saanudki nagu mängu ehitada, et teine pooleg õnneks ma suutsin nagu mängijad sinnamaale viia, et meil on palliga vaja rohkem mängida, ennast on nagu rohkem vaja ohverdada ja noh, enda mängu on vaja peale suruda, et see on nagu kõige tähtsam, et teine poolega me saime sellega hakkama ja aga kahjuks jah, kaks niisugust ütleme Viljandi väravat, mis oli teise poole alguses oli muidugi üllatus, et selline sisse läheb ja noh, vahest lähebki, ega midagi teha. Et selleks peab nagu valmis olema, aga õnneks me olime teine poolega valmis, mängisime ja ma arvan, et me andsime teine poolega nagu maksimumi ja kahjuks suutsime ainult ühe värava lüüa ja täna kaotasime. Esimesel poolel vahetasid Veersalu välja ja Kanteri sisse. Millest selline kiire vahetus tingitud oli? Seal oli nagu selles suhtes, et Enrico Veensalu ega ta nagu halvasti mänginud, aga lihtsalt tal mingites olukordades nagu jäi nagu kahe vahele, ja kõik mängud ei peagi nagu hästi välja tulema, et täna lihtsalt ei olnud see algus nagu tema jaoks ja selle koha pealt oli vaja nagu energiat ja juurde panna, et ma ei saa nagu midagi nagu ette heita, et Enrico on nagu see aasta palju mänginud, et eelmine aasta mängis alles 3. liigas, et see aasta mängib juba premium liigat ja siin on vaja nagu mängijaid vaadata ka, palju nad mängivad, et meil on päris palju noori mängijaid, et iga mäng ei jõuagi 100% anda, see on selge, et natukene ma lootsin tast sellest mängust rohkem, ma teadsin ka eelmine mäng, et ta Narva Transiga mängis nagu terve mängu ja andis endast kõike ja suht nagu loogiline, et oli tühi, aga okei, et mulle Jako tuli sisse ja andis energiat juurde, ma arvan, mäng läks sellega paremat, et midagi nagu Enricol nagu ette heita ei ole, et tuleb järgmine mäng ja seal peab just edasi mängima. Tulekul järgmine seeria Flora, teil järgmine seeria Levadia, te olete Flora vastu näidanud, et kui vaja, siis panete lukku küll ja ei tulnud need Flora võidupunktid teie vastu sugugi kergelt. Mis plaanidega, mis tunnetega Levadia vastu minna, meeletu soos on nad? No jah, ega meil Viljandiga siin tuleb ju madistada esimene otsaga, et meil enne mängu ka Ivariga rääkisime, et ega meil kerge ei ole ju kumbagil, et madistada profide vastu ja noh, aga me peame hakkama saama ja eks me hoiame nagu ikkagi emotsionaalselt nagu ikkagi oma enesetunnet nagu ikkagi kõrgel ja kõige tähtsam on see, et me pakume nagu ikkagi võimalust noortel areneda ja premium liigat nagu tunnetada, et meil on täna väga palju mängijaid, kes sellest eelmine aasta ei suutnud hooaja lõpus nagu unistadagi, et mul on selle üle nagu väga hea meel, ja täna me nagu ikkagi nagu ehitame omale võistkonda, noort võistkonda, kellega mingil hetkel ikkagi tegusid teha. Aitäh sulle, edu Levadia vastu!